Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Meil on kaks tiimi, punase tiimi kapten on keegi muu kui Eesti stand-up komöödia Risti isa ise. Daamid ja härrad, teeme aplausi. Sander Reigo! Ja tema vastas on sinise tiimi kapten, legendaarne muusika meelelautaja. Daamid ja härrad, Televiira! Ja täna on meil saates külas kaks meelelahutusmaailma absoluutselt tipptegijad. Need on mõlemad olnud saatejuhid, üks on teinud muusikat, üks on teinud rohkem teile. See kõik on uskumatu. Kuidas sa nii suvaliselt saad öelda seda? Suureks mängima. Minust on umbes, Indrek räägi suureks nüüd. Proovi nüüd. Sa ütlesid, et ma olen lühike. Te ei ole lihtsalt külaline, te ei ole lihtsalt raadiosaate juht, te ei ole lihtsalt Winny Puhhi laulja. Ta on meie tänane saate külaline. Tema nimi on Indrek Vaheoja. Vastas on lihtsalt Robert Rool. Just. Ideaalne. Ja muidugi Robert Rool on legendaarne Eesti televisioon. Eesti televisioon. Reet Linna on Eesti televisiooni legend. Ma olen 34. Samas Reet Linna ja sina. Me saame väga hästi läbi. Tegelikult nagu same vibes. Natukene. Sest ta on hästi tore ja nunnu ja sõbralik ja soe. Sina ka. Nunnu selle pärast. Ma olen sust vanem. Ma kuulasin siin taga nagu mingid täiskasvanud. 2 last. Oh my God. Kasiinos ei käi. Kohustused, vastutustunne ja seda seal ei ole. Õigesti elatud elu, daamid ja Elu lill, homme lendan Austraaliasse, chilli-pülli, vahet pole, mis täna saab. Let's go. Nii. Let's go, ühesõnaga. Lähme küsimuste juurde vaatame, me õpime veel meie saate osalisi paremini tundma. Aga nüüd esimene küsimus, Karl, lajata meile. Mis asi on pedoskoop? Oh my God. Ja kus seda kasutati? Nii, pedoskoop, mis see on? Robert, tead, mis on pedoskoop? Sander on ka valmis. Sander natuke peab mõtlema, ma näen seda. Ta peab natuke istuma, mõtlema, munema. Saad aru, tal on mingi 5 erinevat nalja praegu peas, siis mõtleb, millist valida. Millise nalja saab teha kõigepealt? Instab. See on mingi varbavärk, sellega uuritakse mingid sellised varbaid, mingi varbaarst mõõdab selle. Varba vaheseeni või? Tead, 1 punkt on õige, väga hea. See on varbaröntgen. Aga kus seda kasutati? No mina mõtlesin, et see on see, millega Venno südant kuulatakse. Aga võib-olla on niimoodi, et vaata, kui on need tüübid, kellel ei ole käsi, aga siis nad tahavad ka ninna tõmmata ja siis nad peavad varba küüne pikaks nagu kasutama. Et võib-olla seda vaadatakse. Ja need vanaisa varba küünet saab. Aga see ongi vaata selline moment, et inimesed jõuaks kohale, et see on halb, et ärge tehke seda. Aga ma pean ütlema, meil oli imeline hetk, sest see on esimene kord, kui sa mulle otsa vaatasid ja rääkisid. Esimene sõna, mis ma kuulsin, oli varbavärk. Ja mul on tunne, meil on side nüüd. Mis sa saad? Kiirgab natuke. Oota, mis see lisaküsimus oli? Milleks seda kasutati? Kommertspõhjustel. 1 punkt on siin olemas, aga lähme nüüd sinise tiimi juurde. Mille jaoks kasutati varbaröntgenis? Jah, milleks oli jala? Tegelikult terve jala. Kommertskasutus, nagu keegi pakkus teenust ja siis sellest sai raha. No, see on ju loogiline. Mida sul kommerts... Kui sa kontrollid seda varbavärki, eks ole, siis sa ju ikkagi, ma mõtlen, et varbas, küüneseene... Ma käsin seen, ma ütlesin. Mida sul oleks vaja enda jala kohta teada kommertspõhjustel? Sul on vaja teada, et sa poleks lätlane, et sul on ikkagi 5 varvast, on ju? Wow, see oli madalal rippunud. Arvestades, et ma ei ole professionaalne stand-up koomik, teen ma sinust paremaid nalju. No pressure. Ühesõnaga... Anna talle. Ma ei saa aru, tea, kui on kõrval mees, kes sind päriselt toetab. Ma ei saa sellest vaibist aru, kallis, ma olen sinu lõpuni välja. Lähme põhja, aga lähme lõpuni. Lähme nüüd küsimuse juurde ka lõpuni ja põhja. Saad raha sellest, mis sa varbaga vaatad, mida me kasutad. No siis sa ikkagi proovid ju vaadata mingisugust, mis seal sees on, seal varba sees, seal võib olla seen, see võib olla sisse kasvanud küüs ja siis sa vaatadki need pildi, et kui sügaval see küüs on.
Nagu Varro. see jalanõu äsja valimiseks. Lamp jalgsust. Õige vastus tuli ära. Mis ta ütles? Jalanõu valimiseks, jala suurus. Väga mõttetu küsimus. Enne kui välja mõeldi, siis kogu see jala suuruste teema tehti see. Nii et te saite mõlemad punktid. Ei ole 10, ei ole 20 ka kullakene. Teistpidi. Tundub, et oled matemaatika sama tugev kui komöödia. Teeme sa hakkad juba esimese küsimuse kaukuma. Teistpidi sees, noh. Ei tule. Sinu kaaslasena tõmba natuke tagasi. Jääb lõpuks rohkem padruneid. Okei, järgmise küsimusega räägid ainult sina. Jaa, see on mõistlik. Kõlab nagu hea tiim. Kui sa tahad õunu noppida madalat, siis lase käia, kallis. Lase käia. Ei, no juhi ise seda projekti. Sina tahtsid ju. Läheme järgmise küsimuse juurde. Mis ametit pidas Al Capone, kui uskuda tema visiitkaarti? Tal oli visiitkaart, seal oli amet kirjas, mis seal kirjas Kingaviks, jah. Ja see oli mingi lihtne, mingi mööblimees tõenäoliselt oli või mingi madratsimüüja või mingi mööblimüüja, sest et nad kõik olid ju mingisugused väga lihtsa ametiesindajad. Et basseinad, midagi ta müüs, aga mis see mingi lihakarni pidaja, noh, seal oli hea, kus oli külmutuskappu olemas, kui oli vaja kedagi panna. Ja ma pakun mingi mööblimüüjad oli minu meelest äkki paberi järgi, selles ma olen see visiitkaarti kuskil meemina näinud, see võis olla ka AI, aga mitte päris, aga ma arvan, mingi lihtsa mööblimüüja ametist ta võis olla. See on õige vastus. Noh, näed. Teinekord kasubki suu maitsi kinni hoida ja anda siis vastus, kui sa tead. 2 punkti, ära 20 pane. See oli kasutatud mööblimüüja. No just. Kasutatud mööblimüüja. Ja tal oligi hästi kald, hästi katkis odavad, nii-öelda muidu odavad asjad, aga hästi kallilt, et keegi ei ostaks neid ära. Ja siis laohoones toimusid teised asjad. Just, ma räägin see külmutuskapi värgid. Ei, ma usun, et seal on paar külmutuskappi. Kõik on võimalik. Kuule tõesti. Andsin kohe sulle nagu juhi positsiooni. Õige mees oskab ikka juhtida, ma ütlen. Halb energia on kuidagi. Ei, sa oled väga tubli. Nende mõlema see naeratus, see lihtsalt ütleb kõik praegu. Ma vaatan Sandri silma ja... Täpselt, on ju. I'm with you. Nii, aga lähme edasi. Seis on 2-2, kõik on mängus, siin on kallistused, siin on mingid muud... All the love is here, you know? Pedoskoobi, ostame kohe. Pedoskoobid, värgid. Nii. Pedoskoop vaimsi pealt, lähme järgmise küsimuse juurde. Nii, miks tolleaegsed filmitegijad läksid ja lõid Hollywoodi? Mis põhjustel? Mis olid üks põhjus, miks nad Hollywoodi üldse lõid? Et kõik oleks ühes kohas. Et oleks lihtsam. Seal ei olnud mingi seadustega, et... Oota, lähme punast tiimi juurde kuulama. Kas me ei olnud punane või? No oleme küll, jah. Need jagatavad niisama seal. Kas seal ei olnud mingid seadustega, et seal võis algsi müüa või mingit sükast asja ja siis tänu sellele kuidagi, et mujal võib-olla ei võinud või? Millal see Hollywood tehti? See oli... 20. sajandi alguses? Jah. Enne kuiva seadust juba? Ma arvan, et sul on suund on õige, aga ma arvan, et see ei ole joomine, aga mingi seadus, mingi on ju... Võis alaealistega hängida? Selleks oli üks saar. Siiamaani. Kõne siia poole ja... See tuli... Ma ei tea, kas see on see põhjus, see lihtsalt tuli Hollywoodi hiljem nagu juurde. Ei, see oli algusest peale. Midagi sükast. Nii, aga võib-olla tuleb siinselt tiimilt mingid mõtteid? Minul tuli selline loogika, aga ma enne ikkagi pean oma armastatud tiimikaaslasega nõu, aga mina pakun, et see on kehapaljastusega või mingi sellise asjaga seotud, sest et ikkagi Hollywoodi filmid müüsid väga palju selle sensuaalsuse ja seksuaalsuse najalt juba 1920. Mingi erireeglid olid sellel piirkonnal kuidagi niimoodi, et sa said nagu seal võisid seda teha mingite lubadega, aga see võib olla ka lihtsalt mingi kaasnähe selle kogu piirkonnaga. Ühesõnaga midagi, et seal on lubatud rohkemat. Seal on lubatud rohkemat kui võib-olla tavaelus. Mitte päris. Ei ole see asi. Mõelge, kas või teate, kus enne Hollywoodi filme tehti? Ei tea. Tehti enne New Yorgis, aga New Yorgist põgeneti ära mingil põhjusel. Rotte ei olnud. Seal teisel pool oli valgem nagu rohkem, et see valgusega... Parem valgus, naturaalne valgus. See oli boonus. Aga te olete tegelikult, te olete liiga spetsiifilised olnud. See on hästi ilusam ilm ja kõik on hästi. Seal võis filmida. Te olite enne, te olete mõlemad rääkinud mulle siin, kes rääkis siin enda paljast. Ikkagi maksnud siis või? Lihtsalt oli parem filme teha. Lihtsam. Ma arvan, et see oli vastus ära ja... See oli patentide pärast.
põhimõtteliselt Thomas Edison omas praktiliselt kõiki filmi tegemise patente ja tema nii-öelda jõuk seal New Yorgis siis. Ja kuna nad ei olnud patente maksta, siis nad läksid lihtsalt kaugele ära. Huumorisaade on naljakad vastused olemas. Vastused ei ole. Väga Ergo Kuld. Väga hea, aga seis on endiselt 2-2, nii et lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Kas te teate sellist toodet nagu VD40 õlimääre? Jah. Absoluutselt ei tea. Pole kunagi kuulnud. VD40. Päriselt või? Sa pidid maa näidama. Midagi kriuksub laased. Ma arvan, et seda toimiks ka liigeste puhul. Esiteks, ma ei mäleta, millal mul viimati elus midagi kriuksus. Ma ei tea, mis teil kriuksub. Kohe näed, sa ei ole veel niimoodi põlvekriukse kuulnud. Hommikul ärkad. See on nagu väike tilaan, paned sinna ukse hinge vahele. See on mingi õli. Nii õli. Nii, on õlimääre siis. Milleks aga see leiutati? Mille libestamiseks? Nii, punane tiim tuleb teil. Roostes mustrite lahti tegemiseks. Ei. Selle oli mingi teine loogika. Kindel toode, kindel asi. Ma ütlen toode on võib-olla vale sõna selle kohta. Lähme nüüd sinise tiimi juurde. Roostes mutrid ei olnud. Ei, see oleks liiga labane vastus. See on mingi täitsa jabur asi olema. Mida ta lipetas? See oli mingi teine asi hoopis, et ma Ma üritan mõelda, mis võiks olla õli. Petrolheedide nagu tavatarbimise vahendi ja mingi kõige nilbem asja nagu... Tavapärane on ju mingi uksed ja asjad, mis sul pinda hakkavad käima. No just täna küll, aga kui ta ütleb, milleks siis tehti varem. Kas see soovita väikest vihjet? Palun. Vihje on siis see, et mõelge, kui asju leiutatakse, neid leiutatakse väga kallite asjade jaoks, esmajaoks. Ja siis ta jõuab pärast hiljem tavatarbijateni. Ja mis on need võib-olla need valdkonnad, kus pannakse üpris suuri rahasi? Siis on mingisugune kosmosevärk, eks ole, mingid raketid, eks ole, kosmosetehnoloogiad. Siis on, tavaliselt on Vormel 1 ja WRC tehnoloogia jõuab meile nagu tavaautodesse 10 aastat hiljem. Et no siis äkki mingisuguse tohutu tehnoloogilise asi, mis võiks olla siis raketi mingi värk. Raketi libetamiseks. Õige vastus. Oh my god! Rakett siis sõjaväeline rakett, interkontinentaalne esimene, mis oli. See panin pihta, jah? Ülihästi. Kuule teele. Väga hästi. Järgmine aeg võid sina kapten olla. Lihtsalt väike lisaküsimus, mitte punktiga saada. Mis see 40 seal tähendab? Teate? Mis temperatuuri külmub? Ei ole? Ka leiutamise mõttes seotud? 40 aastal. Ei olnud 40 aastal? Mingi raskus või mingi jõu, mingi... Äkki ta on mingi üle 40 kraadi temperatuur on siis aurustub. Liiga teaduslikud inimesed. Õige vastus on see, et 40 katset läks, et see välja mõelda. VD1 on lihtsalt üks. See oli oppas, et see 40 peal. VD39. Ja siis tuli 40. Nii, aga sinine tiim saab endale ühe punkti juurde. Ma ei tea, kas ma üldse tahangi, sa vastad kõik asjad õigesti ja mul pole vaja kirjagi panna. Nii, tõepoolest, väga tublid olete siiamaani olnud, nii et punkte tuleb mõlemale poole ja lähme edasi järgmise küsimuse. Teeme raskema küsimuse. Mida ühist on mesilastel, alligaatoritel ja kanadel? Mis on üks ühine asi? Mesilased, alligaatorid ja... Nad munevad kõik. Kõik nad munevad. Ja see on seadustega seotud. Nad on kõik... Kanad ei ole mingi looduskaitse all jumala eest. Mida kõik see... Seadustega seotud. Jah, seadustega seotud. Meil Eestis ka. See ei ole Eestiga seotud seadus. See on Ameerika seadus. Tohib mingi piirini või mingi koguseni võib omada või kuidagi või kodus või kuidagi. Ma mõtlen mingisugune seadus, mis võib olla reglementeeritud mingid... Kuidas nad võivad kasvada, kus, ma ei tea, kas on puur või ei ole puur, kui palju neid võib olla, sul võib olla, ma ei tea, 20 mesitaru, 20 alligaatorit ja 20 kana. Kuigi alligaatori värk viskab natuke nagu villast, aga... Kui palju tohib omada või? Jah, no seda ma mõtlesin. No ja mingi kogused, mis piirab või et... Ei ole päris see. Mõttekäik on päris õige, päris hea, mõtlete nagu seaduse tegijad, aga see ei ole see. Jah, see ei ole see. Me lähme punase tiimi juurde, mis võiks olla ühist. Kas me võime kohe vihjet küsida või? Lähme vihje juurde. Ja, see on seotud ühe siis Ameerika institutsiooniga. Väga hea vihje, tõesti väga hea. Nüüd me teame. Kas need ei ole kõik elanud Valges Majas mingi presidentide lemmikloomad olnud? Ei ole. Aga seal on see institutsiooni sisesed reeglid, siis seadused. Ja ka, noh.
Oh my god. mingi see on nagu väga raske. kongressi või senatiga. kujutame ette, et sul on vaja kuidagi saada. See on transpordiga seotud, ütleme nii. Transpordiga seotud. Neid võib pakiautomaadist saata. Alligaatorid. Neid ei tohi pakiautomaadist saata. Mingi reis ja lennukasse. Sa olid lähedal. Te olite lähedal. Ära võta pakiautomaat selleks võrdlusest. Neid ei tohi postiga saata. Mitte ei tohi, vaid... Neid tohib postiga saata. Neid tohib postiga saata. Elusast peast tohib postiga saata neid. Siit punkti ei tulnud, aga lihtsalt... Paned ühe mesilase teele, tuleb Omniva sõnum, 2736, saad oma paki kätte, lähed sisse. Võtad alligaatori välja. Lähed selles kostüümis. Krokodilvilli. See ära ei Kohe näed lapsevanemad. Just. See on väga kurb. Nii, aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine on ajalooline küsimus mõnes mõttes. Ajalugu. Kui me siin posti juures juba oleme. Mille järgi maitses 2013. aastal välja antud esimene maitsega postmark? Ehk siis lakkusid ja tundsid maitset. Lagrits. Tavaliselt lakutakse, siis lähed ilgelt sõita kogu aeg, kui lakkud seda marki. Katy Perry plaati suhtes. Tahad sa sellest pikemalt räägida? Ma olen Krimmi saadet teinud, ma olen neid materjale näinud. Sa oled kohal olnud, kui see asi käib. No nii, mis marki lakkusid? Nii. Aga mis maitset sa No tahad? ma ei tea, loogiline oleks ju mingi maasika, mingi nagu mis vanilja. Indrek tahaks piparmint. Mina oleks mingi maasika, vanilja, šokolaad enne, põhi, kõige või karamell. See võiks olla mingisugune, mis võiks olla nagu populaarne. Verivorst. Verivorst. Aga tead, kui mõnus oleks suvel saada verivorsti Sest see on temaatiline, ega muul ajal üldse kirju ei saadeta. Detsembris verivorsti maitsega. Tava! Äkki mingi postiljoni musi. Okei, kuidas maitseb postiljoni musi? Sa ei tea. 8 kilomeetrit jala kõndinud, natuke liistanud, eks oleks. Natuke soola. Ja Sander teab seda. Täpselt, Sander teab, kuidas see maitseb. Mina pakuks sulle kõige legem on mingi vanille, šokolaad, karamell, maasikas, midagi sinna. Sul ongi juba nii palju pakkumisi. Sul ongi nii palju pakkumisi, et see juba liiga lihtne. Aga need on need kõige legemad ju liimimaitsud. Aga võiks olla mingisugune hästi maailmakuulus asi, mida kõik teavad. Mis maasikas, vanilja, need on nagu lihtsalt pakku mingi Coca-Cola, pigem mingi Coca-Cola või mingi siuke nagu loll asi võiks olla. Müntan. Kui te tahate teha veel pakkumise praegu 2 punkti peale vist, siis tehke mõlemad ära ja siis ma annan teile suure vihje. Ütle mingi asi lihtsalt. Kas see õige vastus on kõlanud muidu? Ei, me ei anna veel vihjeid. Siis lehma maitsega võiks olla. Lehma maitse. Lihtsalt lehma maitse. Musta valgekirju. Mingi spetsiifiline osa lehmast või lihtsalt? See, mis jääb lehma tagumiste esimeste põlvede vahele. Kaspar, kas erinevad lehmaosad maitsevad erinevalt, Kaspar? Me pakume labaselt nagu maasika maitsen. Maasika maitsen. Õiget vastust ei ole tulnud. Ma ütlen selle Lehm ei olnudki õige. Kusjuures ei olnud. Terve aeg kogu aeg. See riik, kus see välja tuli, oli Belgia. Õllemaid. Šokolaad. Paneme ja väike aplaus ka väike. See oli liiga suur. Aga aitäh. Aitäh, Olga. Loomafakt. Jaa. Teadlased avastasid, et mida suudavad surnud forellid teha? Surnud forellid. Kui surnud? Muned edasi. Täitsa surnud, täitsa. Nad on nagu veel, selles mõttes mitte nagu konservis. Just on saanud konservi lahti. Kuivu on säilinud. Ja ta on nüüd hukka saanud just, eks ole, kaladel ikka lihased ju tõmblevad, eks ole, mõnikord fileerid kala ära, siis filee hüppab ka panni peal. Saaremaa kaluritel on tegelikult selline vana nagu rituaal, et nad söövad selle värske südame veel tuksuvalt ära. Siis see toob head õnne. Mul nüüd isa, et pane ikkagi peaga vastu silla äärt tonks, et muidu hüppab paadist välja. Aga ta tuksub, süda tuksub edasi. See on kindlalt fakt. Aga jälle ma arvan, et need mehed küsivad mingi täiesti jaburat. Mida ta suudab teha? Ta suudab ju veel ikkagi viljastada veel kalamarja. Nii et seda nägu. Kusjuures mina oleks tahtnud ka pakkuda, et marja välja lasta. Surnud, aga raiskas marja niimoodi välja. Ta laseb oma asja ära, sest ta on nagu füüsiliselt surnud ja siis aga ta tegelikult nagu liigub veel edasi. Kahjuks ei ole see. Ei, see on õige. Sa saaksid selle marja kätte, aga sa pead teid lahti lõikama. Aga väike vihje koht nüüd. Aga siis meie ikkagi vastus on edasi ujuda. See on pool punkti, see on peaaegu, aga ujuda, aga mis tingimustel on see
tähtis. No niimoodi, et ajusurm on juba saabunud. Vastuvool oli õige, vastuvoolu edasi ujuda. Mis sa räägid? Neil on nii dünaamiline, kui nad saavad natukene õige nurga alt sealt selle, kuna kui see vastuvool on, nendes ojades on siuke, igalt siis on nii tugev dünaamika seal taga juba, et ta paneb saavad selle dünaamika kätte. See on nii, et ma olen täitsa nii kinni, kui ma üldse olla, aga tunnen väikest õllelõhna. Suudan veel ikkagi valdavalt kõige väikse otsa võtta. Põhimõtteliselt sa tunned iga kord ennast siis nii nagu surnud forell. Ja pidu läbi, aga... Me saame teha uue termin purjus nagu surnud forell. Kas saame punkti või? Miks teie? Ei, vastuvoolu tuli meelt Ma arvan, siin me punkti ei jaga, see oli... Mõlemad peab ühe endale panna. Või tee mõlemad ühe endale panna, siis on... Paneme mitte, et seal mingit vahet oleks. Poole. Meil ikkagi 4 peal on peaaegu nagu aju. No nii, aga järgmine küsimus. Miks abielusõrmus käib vasaku käe 4. sõrmes? Käib teie. Tal on paremas käes. Teil on aga traditsiooniliselt käib. Sellepärast, et siis ei jää mingit tööriistade külge kinni ja ei lõhu kätte ära. See on südamele kõige lähemal. Öeldakse niimoodi, et... Öeldakse. Jah, aga see on mingi... Sulle puht praktiliselt proovi niimoodi, jumala sitt on teha tööd, kui sul jäävad sõrmus ja mingid... Ma olen vasakkäelne. No, ma räägin. See ongi... Ma tahangi, et oleks all. Ma ütlen naisel käelne. Ma ütlen naisel selle pärast, et ma ei saa ju sõrmust... Kui mul töö ära, ma ei saa kirjaga puid õhkuda. Aga see on see mingi muu asi, mitte südame lähemal, see on see jumala versioon sellest on ju. See uskumus tuleb vanast Roomast siis. Ja sealt tuli see, osad paneme nüüd paremale kätte, aga kui paneme 4. sõrmes, see tuli just 4. sõrmes. Parem pool läks naisele või kaaslasele, et siis on vasakule poole teemale. Parema pooleks saab võidelda. Aga võib-olla see on see, et sa hoiad kilpi vasakus käes ja kui sul ära lüüakse käsi, siis sa ei jää sõrmusest ilma. Sest muidu oled ju vallaline kohe, kui seast. Sorry! Mina siin, vallaline nüüd. No seda sa otseselt ei tee. No kunagi ei tea, võt Vanarsa Roomas, et... Keegi leiab su rajutud käe. Ma ütlen nii palju, et see on, tänapäevaks oli vanasti, lihtsalt saadi meditsiinist natuke valesti aru. Et see südamele lähedal on mõnes mõttes nagu päris õige vastus, ta oli päris punkti lähedane. Seda oli kuidagi võimalik nagu... Meditsiiniliselt oli ta nagu meeldivam kõikidele ravijatele, et seal oli kuidagi mingisugune põhjus, miks ta... Kui mädanema läheb. Et kuidagi vasaku käe sõrmes on kuidagi nagu kõige rohkem energiat või kuidagi... See oli nagu uskumus, mis nagu täna faktiliselt ei kinnitu. No, siit tuleb kõige vähem... Verd liigub siin kõige vähem või ma ei tea, mingisugune... Selles mõttes veri, süda, me oleme väga nagu... Ja kui nüüd Sander võtab punkti, siis see on see, et sa said lusika kätte. Ma arvan, lihtsalt ütleme õige vastus. Usuti, et seal asetseb siis veenaambris, et otseveen, ainus veen, mis läheb otse näpust südamesse. Et siis on nagu armastuse veen, usuti, et see siuke asub. Ja selle alt on tulnud see traditsioon. No see on suht täppi tegelikult ikkagi, et see südame pool ja kõik see ei ole või? Ja no siis saadigi hiljem aru teadusega, et kuule see on vale. Nagu meie vastus. Oma Jüri Ratase punkte. Uskumus püsib. Jah, süüksed punktid on. Ei nüüd te lihtsalt jahute selle küsimuse, kordad hästi palju küsimuse sõnu 2 minutit. Just. Ja siis vaatate Karli poole, äkki see? Aga see on taktika. Täpsustame samal ajal, kui Sander oli vait kõik need 2 minutit, nii et noh. Siis sa loed ja mitte päris, okei, ta on lähedal, eks ole, ja mulle maksaks raha selle eest, ja ma teeksin seda. Mulle 3 minti on vaja täis rääkida. No siis südame lähedal tulevad veenid, eks ole, need liiguvad siia poole, siin avad tšakrad, eks ole, jood seda kakaot, tseremooniat, siis tuleb südame avanes. Tõesti šokeeriv, miks keegi telekat ei ole. Emor ütleb, et ikkagi mõned vaatavad. Vähesed, aga siiski mõned. Jah, hakake võrdlema numbrid, kui palju käib Sandri showdel ja kui palju vaatab Robertit iga päev. Ja võtame mõõdunenid välja, hakkame mõõtma. Räägime sellest teemast lähemalt. Ma arvan, et lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme aastasse 2019. Lähme. Itaalia sead. Ma ei tea, miks ma nii vihaselt alustasin. Itaalia sead. Aga 2019 Itaalia sead kaevasid üles midagi, mida nad ei oleks pidanud ning kohalikule grupile läks see päris palju maksma. Mis nad kaevasid, mis juhtus, mis nad tegid? Kas nad ei kaevad mingil arheoloogilisel mälestisel üles mingi kultuurkihi ja lõhkusid mingi mälestis ära?
ei olnud. Aga miks sa midagi neile maksma läheks? Ikkagi kellegi vara nad pidid. Mingi valguskaabli kaevasid ülesse. Mingi tehniline. Valguskaabli ei. Mina mingi põrsalist küll ei maksa, kui ma midagi üles kaevasin. Oota, sealt kaevasid midagi, mis läks kellelegi maksma, see tähendab, see pole väärt kraam. See tähendab, et see ei saanud olla mingi peet või kartul või mingi... Oota, kus nad seda tegid? Itaalias. Aga Itaalias nagu üldisemas plaanis või mingi spetsiifilisem Itaalia? See oli üks spetsiifiline koht, mille nime ma ei ole endale üles kirjutanud. Aga see ei mängi See oli ühe linna lähedal. Kas see võiks juhtuda ka Eestis? See võiks juhtuda Eestis. Sama asi võiks juhtuda Eestis. Põrsad trühvleid ei nuhkinud, on ju? Need olid midagi muud tegid, mille puhul süüdistati neid vaeseid turiste. Pekša! Aga see ikkagi on mingi infra ja me lihtsalt otsime, et ta ütles valguskaabel. Elekter on tegelikult või midagi. See ei ole tehnoloogiaga seos. Okei. Siin on vihjena võin öelda, et siin on nagu korra Teele mainis sõnapaari nagu väärtuslik kraam. Eks mingi tehted, mingi, mis asi saab olla? Võib-olla mingi botaanika aeda kraapisid ennast sisse ja ehitasid mingi kollektsiooni. Laibad, kellegi surnud kehad nagu lähedased inimesed, kes olid maetud. Miks see kalliks maksma läheks? Sest nad sõid selle kõik ära. Ei, nagu sellepärast, et sa pead uuesti kõik selle... mis nad üles kaevasid, nad sõid ära küll, jah? Mina arvan ikka, et need on laibad ja kellegi lähedaste jäänud. Staadionile ei kraapinud seda kunstmuru üles ja ära ei saanud. See oli midagi, mis see grupp oli matnud sinna. Kas laibad on lähemal kui kunstmuru? See on, ütleme niimoodi, et... Palju lähemal. Aastaid tagasi, kui see oleks juhtunud Eestis, siis Robert oleks pidanud sellest saate tegema. Ühesõnaga, siis narkootikumid. Õige aasta. See oli kokaiini. Kuule, te olete siin kokaiini kaevad. Ei, põrsad kaevasid. Ja, põrsad kaevasid, tulge siia. See kohalik grupp oli kohalik siis maffia, kellel läks see palju kaasa. Sõid selle kokaiini ära. Ma mõtlesin, et turistigrupi ise. Aga mis need siis efektid olid? See mafioso oli ilma käteta mees. Ta lehvitas ühe käega, et ma olen vallaline. Ma tulin pedoskoopiast just praegu. Ei, nad ei tea, mis juhtus. Seadid ilmselt ellu, panid... Neil oli lihtsalt väga pikk päev. Sellest on mingi film. Mingid marke ei ole kuskil. Ma vahepeal vaatan seda saadi, näen, et see on hea klipp ja ma nägin. Mõnda hetke näed, et see lihtsalt... See läheb kordusesse. Introklipp on olemas. Kifiks ära. Lähme edasi. Ühesõnaga, töökad Itaalia sead, väga hea. Nii. Kohe vaatan, siin järgmine. Kas te teate sellist asja nagu pinky swear, kus lubatakse üksteisele midagi? Eestis oli kihvakas. Kihvakas. Pole kunagi kuulnud. Pärnus oli kihvakas. Ja ma tean, aga... Pärnus ja lumi pakib ka. See on räme. Aga mis ta teeb siis? Hakkab. Pakib ikka veel. No hea. Kihvakas. Meil palides hakkas lumi kokku, aga meid ka peksti päris kõvasti. Ma tulen sind kuradi hakkab kokku raisk. Pakime ära selle poisi. Nii, kuulame küsimusi. See oli mingi küsimus ka vist. Kes võlg? Ei. Aga pinky swear ehk siis väikeste näppudega millegi lubamine on hästi levinud Ameerika laste seas. Aga kust see traditsioon pärit on? Kust on see pinky swearimine pärit? Kreekast. Mõtled mingisugune see füüsiline tegevus. Näidake korra, kuidas sa teeksid omavahel pinky sweari. No. Ma tõmban kiku ka. Hammas lendad ka. Ja pakib kokku. Äkki see oli mingisugune... Ja nüüd, kui te selle vande olete teinud ja... Nii. Ma arvan süga. Või... Paneme minna. Ja inimesed on ikka haige, me saime aru praegu. Lihtsalt huvi pärast. Niipidi on nagu päris. Siin on tähelepanu, siin tulemus. Ma arvan, et see võis on mingi usuvärk, et see pilt oli ka, kus jumalad puudutasid üksteist ja kuidagi tegid niimoodi. Aga mõtled seda ühte siksuse kabeli... Jaa, see sama. Nii. Meie arvame, et see on mingi... Kus see tuli? See tuli väga labasest asjast. Ei, kust? Riigist on ja me otsime riiki või? Põhimõtteliselt jaa. Ma mõtlesin, et millisest valdkonnast. Võid ka valdkond. See on mõnes mõttes valdkond ka. Riik, valdkond. Pane nüüd. Pane hullu. Pange üks vastus kirja ja siis me saame edasi minna. Paneme kirja.
see tuleb ju ilmselgelt Itaaliast. Ma oleks tegelikult täpselt sama öelnud. Just, pakub Itaalia. Õnneks teil mõlemal oli vale vastus. Siis teil omavahel tülitsema. Ei ole mõtet. Aga lähme punasele. Mis te arvate? Mis te arvate, kust tuleb siis see? Minu jaoks on ju see nagu liigutus oleks äkki seotud, kuidas kuskil teed juuakse samamoodi selle sõrme asjaga. Lihtsalt see on, kuna see on seotud, eks siis mina paneks mingi Briti jõukonna. Aga kas see ei või olla ka mingi siuke sõjameeste värk, et sul mõõgaga, et nagu ruskat ei pane päris, aga kuidagi niimoodi. Kas sa kujuta ette, et teil on suured kirved õla peal, ui, musu. Et siuke hellem moment oleks. Lähme Waterloosega, sõber, varsti. Me ei saa täna kuhugi surma. Et Inglismaalt hakkame. Ma annan teile Võib-olla äkki vihje koht. Ma annan teile siukse vihje, et mõelge selle peale ka, et kui te nagu rikute selle lubaduse, mis siis juhtub päris? Siis võetakse see sõrm maha. Arstide juurest, meditsiini valdkonnast. Helistad Teliasse. See on pärit 1600-800 aastate vahelt ühelt perioodilt. Euroopast. Teda me ei ole õrn. 1600. See oli küsimus, Sander. 1800, see umbes seal vahel. Nüüd juba ongi, mäng käib seal veel, mis riigist see pärineb. Mis riigist, jah. Mis grupp, mis riik? Siis on ju, ega siis seal oligi vähe. Meil oli vähe riik, kõik valutanud. Näpud ja siis, kui näpp enam pole. Ei, see ära nii, tee nii. Okei, võib-olla. Kui näpp pole ei tule. Oota, sel ajal, no siis... Kui keegi teine minuga nii ei tee. Siis ma olen õppinud. Kuskil, kus nagu sõrm maha löödi, vaata. See mõte just. Kui sa nüüd rikud reeglid, siis on mingid... Kas see ei või olla mingi... No, mis punane tiim räägib? Mingi see protestantide ja nende trall seal kuidagi sakslased. Sooritused räägib, mis Ütle mingi riik ja saame edasi. Prantsusmaa. Prantsusmaa ei ole. Prantsusmaa ja teie pakkusite seal Saksamaa. Ei, me pakume hoopis teise riigi ja pakume hoopis tegelikult aborigeenid Austraalias. Ei, õige vastus on Jaapan ja see on Jaapani jakusate eelkäijatelt on tulnud siis see, sest neil on ka see, kui sa, see oligi, et sa tegid oma vahel, kui sa rikkusid seda lubadust, siis läks näpp maha. Väga palju vahet. Nii, väga hea, saime väikse fakti teada. Samuraid tegid ka seda. Kas me teeme vahele mingi väikse muutuse, teeme mingi väikse teistmoodi raundi? Teeme. Kui kõik kenasti toimib, siis mul on teile siin kohe last väikene audioraund tuleb. Ma lasen teile helisid erinevatest sportidest. Ja teie peate mulle lihtsalt ära ütlema, mis sportmänguga on tegu. Sportmängud on kõik, jah? Ja kõik on sport. Sportmäng on sport, ütleme. Ja, sport. Nii. Ja loodetavasti tehnoloogia toimib, nii kohe näeme, me ei katsetanud. Nii, ja see. Mendid. Oli. Lasen uuesti. Tennis. Jälle päris tennis ei ole. Padel. Ju. Vihkan padelit täiega. Ja kõik võivad kogu nende isiksus. Mul on väikene reket. Ta lööb ikka midagi, see on rugby või jalgpall või mingi puude seal on. Pall peab olema väike, see ei saa väga... See võib olla väga kõva tutsakas nagu. Mida pall või softball või? See on üks teine kurikaga mängitakse, aga jah, tassin just seda väga. See on lapiku kirja. Ma hakkasin lacrosse ütlema. Ühe väikse punkti saad siin kirja. See oli see, et tuleb kuidagi niimoodi ja siis paneb plaks vastu tegelikult, see heli oli viske ja poolelt, see oli see vise. Mis me kuulsime, löök oli kaugemalt siis see, kus teine lõi. Nägi professionaalne minu väga ilusa pildi maalisid meile kõigile, aitäh. Minu aast järgmisena me ei peakski kuulama heli, vaid et sina räägid meile, mis. Ja siis me arvame. Ja nüüd sööte tuli, jooksis ja siis teine pani. Vastane vaatas teda ilusate silmadega, ütles, tennis. Sinu vastu ma ei löö. Padel. Ärme anna talle mõtteid. Mul on väga hea meel, et see on Bluetooth kõlar. Kas ma võin ise teha neid helisid? Ja ta teeks. Nii, lähme järgmise heli juurde. Järgmine heli. Natuke vaadata. Bobikelk. Ei ole bobikelk. See on olümpiala. Jaa. Suusahüpp, Võin öelda, et see mikrofon on selle
sportlase Big Air, see lumelaud või mingi mäesuusatamine, kas käib seal midagi? ei ole, see mingi kuradi ratsutamine asi. Ei ole. Pigem tali olümpia poole vaatame. Jaa. Vaatame tali olümpia poole. kiiruisutamine. Õige vastus. Kuule! Nii, saite 2 punkti. Nüüd on küsimus, mida ta sel ajal tegi? Nagu see. kiiruisutas loomulikult. see esimene hääl oli küll liiga valim. See oli väga kaua. Millegi pärast Põtra välja kutsunud, jah? oli väga valim. Ma olen seda lauset varem kasutanud teises kontekstis, millegi pärast see plahvatas, aga ma ei tea, miks see heli plahvatas. Ärge reageerige. Kas ta istub sellega? Vahepeal Karliga saab lihtsalt maha vaatama. Ja tal läheb see hoog üle. aga kaasa ei tohi kiita? Ei tohi, julgustada ei tohi. Nii, aga lähme järgmise heli juurde. Kohe, kui ma selle üles leiaksin, siis oleks üli hea. Vaata maha. Leidsin ma üles. tahaks teada, kui palju erinevaid helisid sul on. Nagu meidreid. Mul on tihe päev olnud. Vaatame maha. Nii, ja see on päris lihtne, ma ütleksin. Nii et olge valmis plahvatama. Vehklemine tuli ära. See tuli natukene varem. Neid paneme ühe punkti ära. Tuli varem, jah. Mul tulebki palju kiiremini kui teistel. Tavaliselt. aga tuleb vähemalt hästi ja õigesti. Vaata pärast järgi. Ma ei anna mingit apellatsiooni sisse. Just vaata pärast järgi. Varr. Ja Varis näeb, kelle suu oli enne lahti. Jaa, eelmises saates oli sama asi. Me vaatame kõik asjad järgi. Teeme veel. Siin on hea, siin on pingeline. Teeme veel. Nii, praegu, teil on 6 punkti, jah? Meil on 6. Meil on 6 ja nendel on 5. vähem kui meil, ehk siis 5. Anna neile. Nii, paneme ühe veel. Vaatame, mis siit tuleb. Kurling. Õige vastus. Kas sellest saab 2 punkti? Ma ei saa aru, palju ma nüüd joon tulen. Aga mulle tundub, et ma olen ajast natukene ees. Täitsa perses. Kuule, ma võtan meil ühe maha. Robert, vasta järgmine küsimus ka kohe ära. Enne küsimust. Ja reaalselt sulle... Jälle pedoskoop! Ja sul oleks võib-olla hea õhtust selgelt nägi. Ma tahtsin just öelda, sa töötad jumala vale ala Ma peal. tundsin õllelõhna, ma pean kohe ujuma. Kui täna siit kõik inimesed ütlevad ühele sõbrale, et sa oskad tulevikku näha, siis sul on juba äri käes. Oidan ausalt, Timmer väriseb praegu. On Timmer. Aga kuna Robert teadis ja kuulis seda enne meid, siis kuulame meiega korra, kuidas kurling kõlab, et siis te teate ka. No see on sel ajal, kui nad räägivad, aga... Nad nagu räägivad kurlingust või? Ei, sa kuuled seda Ei, me kuulsime mikrofoni küljes. 8 pool! Suund on hea! Suund! Nii! See on väga rahulik kurling. On väga rahulik kurling osa. See on mingi Kanada omada. Nii, aga lähme edasi siis juba tavaliste küsimuste juurde tagasi. Nii, mis meil vahepeal seis on, siis meil on punkte läinud. Ei, pane neid tagasi, miks sa maha võtsid? Neil oli ikka natuke rohkem, aga nad on sellised... Ei, see kõik on okei. Ohvrimeelsed. Kõik on hästi. Ja sest, et ilma vihjete vastamine annab 2 punkti ja viimane küsimus annab niikuinii topeltpunkti, nii et kõik on veel õhus. Aga me ei ole veel viimase küsimuse juures, nii et lähme nüüd tavaküsimuse juurde. Nii, siuke küsimus, kui me spordist rääkisin. Kurling! Õige! Me võtame 4 maha. Keegi ei saa enam punktisüsteemist aru. Kõige keerulisem saab. 2011. aastal toimus kabeturniir, mis ühtlasi pääses ka Guinessi raamatusse. Mis tegi selle turniiri eriliseks? Turniir ise pääses, mitte... Ja, terve turniir pääses sinna. Kestis kõige kauem, ma arvan. See on liiga lihtne. Kuna ma olen ikkagi Järvamaa juunioride meister kabes. Täpsustan, teisi osalejaid polnud. Rääkisime sellest. Ühes varasemast. Siis palun korra küsimust. Turniir oli eriline, jah? See oli eriline 2011 aastat, sa oled veel kurlingu selles, ma saan aru. Ma tahtsin lihtsalt öelda ära, see on üks karikas, mis mul on. Kas see kabe on siin praegu meiega samas ruumis, Robert? Ta praegu siin kuskil... Üsna täis, aga vaikselt kabetab ringi. 2011 aastal toimus kabeturniir ja miski tegi selle eriliseks, nii eriliseks, et sai Guinessi raamatusse. Mis see oli, mis ta eriliseks tegi? Mingi kõik osalejad said toidumürgitud.
või mingi... Kas äkki osales mingi virtuaalne, äkki mingisugune virtuaalne värk, et AI esimest korda võitis nagu tavamängijat? Ei, seda ei saanud. Võib-olla see oli maailma suurim nudistide kabeturniir. Kõik olid palju. Ja kohe niimoodi, kohe tuligi siuke mõte ja? Tahaks isegi osaleda, aga need ei oska kabet mängida. 2011 ei ole nagu nii ammu, et see võiks olla nagu kiviaasta, et mehed helistasid, kuule, tuled turniirile või? Et ikkagi siis võis juba võid kohal olla, võid online'is mängida värk, et see ei ole mingisugune wow asi. Tahaksite vihjet? jaa! Asukoht tegi selle erilise. Vee all. Õige vastu. Väike bonusküsimus ka. Kus see toimus? Vee all. Eestis basseinis. Eesti on õige vastus. See on ka punkti või? Tuleb meelde, jah? Ma olen seal samas basseinis ujunud alasti. Lihtsalt väikse remargina jälle. Reportaaži Ma olen mitmekülgne mees. Samal hetkel tulid sa ka meistriks. Just, kedagi teist ju ei olnud. Ise ei korraldasid. Ise olen Rapla. Üksi kabe. Järvamaa juunioride meistrivõistlused Raplamaal. Pressiteade välja. Kujutad ette seda venda Robert kodus. Rool tuli Järvamaa meistriks kabest. Vee all. Vannis jõus karjanuud. On Järvamaa pargi. Nipsukad, ära andmist. Ja sealt ta saigi kogu oma enesekindluse, sellepärast on täna see, kes ta on. Vaat mida vaja teha selleks, et saate ühiks saada. Ma mõtlesingi, et see ongi see CV ülesehitamine. On. Kõigepealt oli nagu keskkool, siis oli kabe Järvamaa juuniorid ja siis see. Ja kusjuures juunioride meister. Isa oli mul täiskasvanutes. Isa oli mul. Nii, Karl, mis me nüüd teeme? Nüüd on küsimus, millel on 2 õiget vastust. Ja mõlema Valikvastused. Ei, 2 õiget vastust on lihtsalt. Okay. Need ei ole valikvastused. Mis on 2 kehaosa, mis kunagi kasvamist ei lõpeta? Kõrvad, Silmad ja kõrvad On õige. Nina. Kõrvalestad ja silmamunad ka. kõrvad ja küüned. meestemunandid. Ei. Siin on juba õige Need lihtsalt venivad alla. Siin tuli nii paksu, nii järjest. Kõrvad on kindlasti, on ju. Nina on kindlalt, mina ütlesin nina. Poolt tuli juba nina, nii et... Mina ütlesin nina kindlalt. Ma sain teist teada. Anname kõrvadest, nina tuli nii palju, sest nad ütlesid enne juba. Jaa. Sander, nad ütlesid enne teid. Kahe kohal. Need on minu sõbrad väidetavalt. Sander, Ole vait, ma ei taha seda rääkida. Ma ei taha nagu päriselt, ma ei taha rääkida seda. Kuidas teil nii sinna samusse see mäng läheb? 10-5, jah. Ma olen vaadanud seda, see tavaliselt nii halvasti ei lähe. Sest sellepärast, et kuna ma ei tea, Karl istub sinu pool, siis kui me ütleme koos asju, siis sa ütled neid ja mina mitte. Täpselt nii. Kuule, aga ma arvan, me jõuame nüüd viimase küsimuse juurde. Ja viimane küsimus on topelpunktide peale, nii et tehniliselt ei ole võimalik punased inimesed. Ütle korra uuesti. Ja ma tahaks ka kuulda seda veel. Turling! mul on küsimus, mis on 2-osaline. Ahah. Siis on 4 võimugi võime saada ja ikka ei ole võimalik, jah? Ei, nüüd on viimane osa on topelpunktide peale, siis kui on 2-osaline, siis tehniliselt on võimalik isegi minna, sest et meil on punkte päris palju siis mängus. 8 punkti. Kui tahate teha nii? Me annaksime seda kõik ära jammele. Teeme, et 6 punkti peale on, siis on 3 punkti ja 3 punkti. Teeme jah. Mõlema osa. Jumala eest, laski käia. Nii, esimene osa küsimuseks. Miks sa laseksid teadlastel endale ahvikerasid külge õmmelda? Sest sa saad raha selle eest. Ei, ahvikerad all ma mõtlen ahvimunandeid. Miks sa laseksid? See kõvatus oli väga õigel hetkel. Kuulest ma peaksin saama palju raha selle eest. Mis põhjustel sa laseksid teadlasel endale ahvimunandeid külge õmmelda? Kes selle küsimusele vastas? Mingi mees on vastanud või mina pean vastama? Seda tehti. Nõukogude teadlane Ivanov tahtis neid ülisõdureid aretada ja siis sellega tehti katseid erinevalt, kuidas inimesed ja ahvid võiksid saada järglasi omavahel ja siis seal tehti ka, siirdati suguelundeid ja isegi minu arust kas mingid looteid, aga ei õnnest Ivanov, klassikaline nimi. Jah, Ivanov. Abhaasias oli see. See ei ole see. Kahjuks ei ole see. Tõsta mees suguhormooni taset oma kehas. See oli tegelikult selline kõrvalmõju sellel. Okei. Miks ma veel peaks tahtma? Ma ei suuda mõelda nagu mees. Mehed oleks karvasemad ikkagi. Ahv on ikkagi nagu... Ma nägin. Või läheksid tugevamaks või midagi, mis... Anda nagu mehele mingisuguse omadusi juurde, et ta oleks kas, ma ei tea, tugevam, karvasem. Et võib-olla oli ajal liiga peenik, et siis pani mune juurde. See on selline, see on tervise jaoks oli. Tervise jaoks. No, et oleks seedimine parem.
mis on siuke asi, mida kõik tahaks avastada? Mida? Eluiga, andis eluiga juurde. Ma ütlesin samal ajal. Ta ütles natuke enne seega. Vaat tead, mida nüüd mina tunnen. Seekord oli ta ka lähemal sellele, ta kuulis paremini teda, jah. Las nad saavad selle väikse punkti. Mis väikse punkti, palju see oli 8 punkti? Ma arvan, see oli 2 punkti. Aga me ju kõik teame. Nad võivad lõpus ka 15 punkti anda, me ju kõik teame. Nagunii me vaatame selle saate järgi, me vaatame kõik need samal ajal. Teine asi, ma ütlen selle teise vastuse ära. See on veel pakkuda, üks asi on veel. Nüüd on vähe teises suunas. Igavene noorus ja lopsakamad huuled. Õige vastus oli, et seniilsust ravida. Aga algusest selle asemel kasutada siis ahvide munandeid, kasutati hukatud kriminaalide omasid selleks. Aga jaa, see on huumorisaade. Kas see fakt on sellest Bulgakovi raamatust Koera süda pärit või? Selle teaduse see ei ole päris ajalooline. Sergei Vornov oli see, kes seda tegi ja Bulgakov kirjutas temast selle raamatu. Ma soovitan neid Ivanovi asju ka uurida, seal on kõik need asjad. David Sheev on sellest kirjutanud. Et Vornov tegi seda, see oli Sergei Vornov, ta tegi seda Ameerikas. Vaata Indreku nägu. Sa oled nii loll, et ma isegi hakka suga vaidlema. Ja ma tulin saatesse ja ma olen sinust targe. Ma vaatan lihtsalt maha. Sa ei tegi selle Bulgakovi kass isegi. Aga siis alguses oli hukatud kriminaalid omasid, aga siis mindi ahvide omadel üle. Miks? Ei mõjunud. Ei tulnud seda naurust ega... Väga hästi mõjus, rahvas arvas, väga hästi mõjus. Liiga hästi. Et kriminaalid oma mõjus juba hästi ja siis ikkagi mindi üle ahvide omadele või? Jah. No kriminaalide omaga tuli see halb iseloom kaasa. Ahvidel oli parem iseloom. Nendega oli kergem katsita. Midagi saab populaarseks. See oli populaarne asi. See oli Ozempik. Kõik tahtsid ja ei olnud saada. Just, kõik tahtsid endale võõrad mune. Jah, ja mis siis tegema hakatakse, kui sul ei ole enam must turb. Hakatakse inimesi tapma. Ei, neid ei tapetud, lihtsalt lõigati munad. Noh, sümpaatne. Nii, et igal juhul seda veel 2 punkti endale siia juurde panna. Oh, meile, mis sa nüüd? Ma ei julge neid võtta, mul on nagu... Ei, teeme siin 2 punkti, siin oli 2 punkti. Välja teenitud. Sa räägid mängu said reegleid. Teab, eks on ta siin olnud 10 ma räägin, saate. mul on Stockholmi sündroom Sandriga juba. Ei pea muretsema, kõik on hästi. Aga enne veel, kui me saate lõppenuks kuulutame, teeme väikse promonurga ka. Nii et Indrek, kuidas inimesed saavad olla kursis sinu tegemistega? Inimesed peavad kuulama Kuku raadiost kella 2-5 Indrek Vaheoja nimelist show'd. Et ma olen Indrek Vaheoja samanimelisest show'st. On ka avatud telefon, et võib helistada 621 murega pigem või? Ja no mis mure või rõõm või mis iganes, ilma filtrita otse eeter. Ja ütlen ausalt, lõpuks ometi on mees leidnud platvormi, kus ma kuulan teda ja ta on sümpaatne. Ennem oli tal teises raadios oli niimoodi, et liiga vähe anti aega. Kiiresti muusika jäänud, kuulake muusika, too Lady Gaga, vaba. Nüüd saab meest kuulata, ta on intelligentsed mõtted ja värki. Sest ta on alati olnud nii geniaalne nagu. We love you, Ents. Just. Mina seda ei öelnud. Mina ütlesin ja väga ohkelt. Ma kiitsin tema tööd, sa ütlesid, oot on nii ilus. Ei, ma ütlesin lihtsalt, me väga tõesti armastame ta ajusid ja kõike seda, mis ta teeb. Ja kuidas me tunneme Sanderi kohta? Me armastame ka tema ajusid. Ja kõike seda peaaegu, mida ta teeb. Aga Sander, kuidas inimesed saaks kursis olla sinu tegemistega? Ega mul väga ei olegi midagi, aga ma võib-olla teen sõpradele reklaami abi. Mul 2 sõpra hakkavad oma perse kukkunud YouTube'i saatele otsima kaptenit. Kui te teate, keda meile soovitada. See oli hea isegi, Aitäh, aga mul ei ole teie haletsust vaja. Stockholmi sündroom, me oleme kaasa. Issand, ma tõesti armastan sind. Ja Robert, kuidas rahvas saab olla kursis sinu tegemistega? See on veida, ma küsin tavaliselt ise inimesest, et kuule, mis põhjusel sa oled nõustu saatesse tulema? Ma tahan oma tuurist rääkida, eks ole, on ju. Ja me rõõmuga laseme. Meil ei ole mitte midagi, me oleme ikkagi telekas aeg-ajalt. Ja kui keegi vaatab, me oleme väga tänulikud. Aitäh. Väga armas. Ja teile. Ma olen Roberti õhtu saates millalgi. Ma ei tea millal. Ja meil on üks, see läheb nüüd eetrisse umbes 2 aasta pärast, millal need ette salvestatakse. Siis on teile tuli meil saatesse õhtusõpradega. Räägi, kui hästi ma seal tegin. Kus tõesti on sõbrad ja siis võistlevad 3 väga head sõpra, võistlevad minu 2 kolleegi ja minu vastu. Ja Teele sai nagu rämedalt tappa meie tiimi käest. Just. Oli nii, on ju? Väga hea. Just ikka oli, jah? No lõpetame. Mehed ja naised mäletavad väga.
aga selle noodiga me peame nüüd lõpetama, aga teeme esmalt suure aplausi tänase saate võitjale. Sinine tiim! Televira, Robert Rool. Teeme ühtlasi suure aplausi meie punasele tiimile. Sander Õigus, Indrek Vaheoja. Suur aitäh meie küsimuse meistrile Karl-Alari Varma. Minu nimi oli Kasper Rikerville. Aitäh, et vaatasite. Aitäh, et vaatasid tervet osa. Suur aitäh meie sponsorile Unibetile ja kui juba siiamaale jõudsid, tee kindlaks, et panid meie videokanalile subscribe ja videole like. Aitäh ja järgmise korrani. Haate.